korralikum väljendus. Et kuna te olete kasutanud varem, siis ma saan aru, et teil on kontod olemas, et siis tegelikult ei olegi midagi muud kui logida ennast sisse ja täpselt samamoodi, nagu te tavaliselt oma mängu loote õpetajana, siis sarnaselt tuleb ka luua see mäng, mida saab koduõppes kasutada. Mina ise olen nüüd katsetanud kõik erinevaid variante, millest ma täna räägin, et õpetan matemaatikat ise teises ja kolmandas kooliastmes ja olen siis kasutanud nüüd teises kooliastmes ja kolmanda kooliastmega on praegu olnud niimoodi, et selle 3 päeva jooksul ja täna ka tegelikult 4. päeva jooksul ei ole veel 99 Mati ülesandeid neile andnud, aga klassis me küll oleme aeg-ajalt kasutanud, et praegu mulle tundub, et väiksemad ehk teine kooliaste on natukene rohkem vaimustuses sellest, kui nad saavad vahepeal jälle mängida. Ja võib-olla kõige tavapärasem variant, kuidas mina olen kasutanud, on ka see, mis on tegelikult olemas meil kodulehel juhendina. Ja juhendit ma kohe teile näitan ka ja selle baasil on siis väga hea rääkida ka, et mismoodi see võiks välja näha. Veel kord ütlen, kõik küsimused pange siis kohe chatti, ma vastan neile hea meelega. Nii et põhimõtteliselt tuleks saata, kui me räägime praegu tavalisest klassimängust, siis tuleks saata õpilastele teade, et mille peale me mängime ja mis kell me mängime ja mis teema, mis kell ja mis kell saab koodi. Ehk siis mina tegin seda selliselt, et meil on olemas selline samamoodi nagu e-kool ja stuudium, meil on oma sisevõrk Descartesi koolis, kus mina õpin ja näitan teile pilti siis õpilase päevikust, et esmaspäeval oli mäng siis meil selliselt, et kõigepealt ma tegin üleskutse, et arvutame peast, panin siis teema oma 4. klassile ja selle koodi koha peal, kus praegu teie näete koodi, selle koodi koha peal oli siis enne, kui me mängima hakkasime, enne seda oli kellaaeg, mis kellaaeg see kood siia ilmub. Ehk siis näiteks, kui ma tegin eelmine päev, tegin selle mängu valmis, mitte mängu, vaid selle postituse valmis siia e-päevikusse, siis ma kirjutasin sinna koodi järele lihtsalt, et koodi lisan 11.45, et kui mäng algab 12, siis 11.45 on piisav aeg. Ja täpselt 11.45 lõin ma siis oma arvutismängu ja sisestasin selle koodi siia e-päevikusse. Ja õpilased liitusid ikka väga kiiresti, et tegelikult sellest e-päevikust, kuna nad olid teadlikud, et sellel kellaajal see tuleb, nad ootasid seda mängu, siis e-päeviku infost tegelikult täiesti piisab. Minul oli muidugi see asi ka, et minu õpilastega on meil tehtud ka Messengeri grupp, kui vanemad on andnud loa või vanemate kaudu, et suurematel õpilastel on mul 100% õpilasi, 4. ei olnud 100%, et ma igaks juhuks panin veel Messengeri gruppi ka selle teate, et ega ta pole unustanud, 11.45 on mäng ja tegelikult mul esimeses mängus oli niimoodi, et mul vist üksikud õpilased mingil põhjusel ei tulnud mängu, kas nad siis ei olnud õigel ajal lihtsalt märganud, kuigi see teade oli eelmisel päeval üles pandud, aga oli märganud minu postitust 99 Math sõprade grupis üks teine õpetaja, kes küsis ka minu käest koodi ja niimoodi, et ma jagasin ka temale seda koodi ja siis tema mõned õpilased tulid meiega mängima, nii et meil see grupp tegelikult oli päris suur, kellega me selle esimese mängu tegime. Ja mängu juhtisin ma siis tegelikult samamoodi, nagu õpetajana ma ikkagi juhin, et kui see mäng oli meil siis see live mäng, oli siis siin see üks voor, mäng ja õpilaste koodiga, õpilased tulid sisse, mina õpetajana 15 minutit sain juba tegelikult jälgida, et kes tuleb, et kui palju õpilasi on ja tegelikult ma paningi tähele, et esimese 5 minutiga olid õpilased juba olemas ja see ülejäänud 10 minutit oligi selline, et ootame veel viimaseid ja et aega on nagu väga palju, see 15 minutit on tõesti väga piisav aeg. Et seda mina arvan küll, et rohkem ei ole vaja ette neile koodi anda. Ja
täpselt samamoodi nagu klassimängus, alustate mängu, õpilased mängivad ja nüüd, kui on natukene rohkem kogemusi ka nende webinaride keskkondadega, videokõnede keskkondadega, siis tegelikult on seda mängu võimalik ka jagada, ehk siis seda õpetaja vaadet on võimalik tegelikult jagada, seda mängu kulgu ja kui te olete klassimänge kõik varem mänginud, siis te teate ka seda, et klassimängus on võimalik vaadata reaalajas seda, kuidas õpilased arvutavad. Olete te ise kasutanud seda? Jah, mina küll olen. Jah, et mina õpetajana kasutan seda kogu aeg, sest mina olen väga uudishimulik ja mina tahan kohe teada, et kuidas kellelgi läheb ja see tähendab seda siis, et kui nüüd on see kaugmäng, siis tegelikult on võimalik õpetajal ka jälgida väga hästi, mis toimub ja teine asi, kui ma suudan jagada oma ekraani, näiteks selle sama Zoomi kaudu, siis tegelikult on võimalus ka lapsevanematel või siis õpilasel teisest seadmest jälgida, mis seis on. Et just need vaheseisud, et muidu nad näevad ainult enda kohta voorude vahel. Kas on äkki praegu küsimusi selle kohta, et kas ma peaksin näitama, kuidas on see reaalajas vaade, et võib-olla keegi meie hulgas siin ei ole seda vaadanud? Meil tekkis täna hommikul, me proovisime mängida ja tekkis olukord, kus laps ei osanud sisse tulla selle sama mängukoodiga. Ta ei leidnud seda kohta üles ja ütles, et küsitakse e-maili. Ja ma olin sellest hämmastunud ja sellepärast mõtlesingi, küsin, et kas tõesti kuskil küsib e-maili ka või? Nii, tegelikult ei küsi, et kui ma võtan nüüd selle tavalise lehe, kus ei ole sisse logitud ja siis õpilane läheb lihtsalt see liitu mänguga. Liitu mänguga, jah. Rohkem pole vaja. Ja ta lihtsalt isestab siia selle koodi. No ma arvasingi, et asi on hulga lihtsam, aga nad ise teevad keeruliseks. Et põhimõtteliselt, kui laps sisestab selle koodi ja paneb siia oma nime, siis nii lihtne see lihtsalt ongi. Nii ta tulebki. Ja, just. Ja õpetaja näeb, et on üks liit. Jah, andme sisse liitud. Jah, just. Et midagi keerulisemat siin ei ole. Ja korraks käivitan selle mängu lihtsalt sellepärast, et näidata seda nuppu siis, kus me saame seda laivi vaadata. Et kui see õpilane mängib, siis tegelikult siin jookseb see riba siis, et hetkel Birgit meil ei mängi, aga roheline on näha roheline ja punane ja et ma panen siia mõne vale vastuse, siis on see punane ka hästi näha. No ühe õige vastusega. Nii, et siis põhimõtteliselt on näha, eks, et kuidas on vastatud õigesti ja kui palju siis valesti. Et just mina õpetajana näiteks kasutangi seda varianti, et kui ma näen, et keegi minu õpilastest vastab pidevalt valesti, et siis ma saan minna talle järgmisteks voorudeks toeks või saan küsida, et kas tal on mingisugune probleem seal, et ma saan niimoodi vaikselt jälgida ja siis suunata neid õpilasi, kellel on mure. Nüüd, mis tegelikult minule väga nüüd meeldib just siin ka kaugõppes on see, või mida ma ka soovitan, et kui ma tavaliselt klassimängus teen ikkagi 3 vooru või iga voor on 30 sekundit, siis siin praegu kaugõppes tasuks ikkagi teha vähemalt 5 vooru ja ühe vooru pikkus võib täiesti julgelt olla kuni minut välja, et see 5 minutit nad väga haaratult mängivad ja see ei väsita ära ka. Pigem on niimoodi, et kui ma esimene kord tegin küll 5 vooruga, aga 30 sekundit voor, siis see mäng sai nii kiiresti läbi, et õpilased olid väga õnnetud, et kas nüüd ainult üks mäng oligi, et võiks ikka rohkem teha. Et selle koha pealt seda teist mängu jälle hakata organiseerima on võib-olla keerulisem, kui ei ole sellist oma suhtlusgruppi. Ja seetõttu mina teengi 1 mäng korraga. Aga õpetajaid ma tean, on siin sellised, kes on ikkagi teinud mitu mängu järjest. Mis minu õpilastega juhtus oli see, et nad jäid omaette edasi mängima, et ka õpilane saab luua endale konto, luua mängu ja kutsuda siis oma sõpru mängima. Et seda on praegu väga palju minu neljandikud just kasutanud. Et kui mina nendega rohkem ei mängi, siis mängivad nemad edasi. Nüüd, kui see mäng on väga hästi läinud, siis olete te kasutanud juba ka väljakutse esitamise võimalust?
Ei, mina küll ei ole veel jõudnud. Et see on tegelikult nüüd üks väga põnev võimalus, et kui me esitame väljakutse, siis tegelikult see jällegi, kõik see väljatäitmine on väga lihtne. Tuleb lihtsalt panna klass, riik ja siis kool ja vajutada nupule, et kutsu teine klass välja. Kuna mina selle väga kehva tulemusega, mis ma praegu tegin, kedagi välja kutsuda ei taha, siis ma näitan teile lihtsalt, mis juhtub selle infoga, mille te siia sisestate. See info läheb väljakutsete loetellu. Ja meie väljakutsete loetelus on, kohe näitan õiget loetelu, on nüüd kõik need koolid ja klassid, kes on esitanud väljakutse ja neid klasse ja riike on siin päris suures valikus. Nii et näiteks, kui me veel koolis käisime, siis me õpilastega, kui Nanti ja Näin-Mäti peastarvutamist hakkasime tegema, siis me vaatasimegi siit loetelust hoopis, et kelle väljakutse me täna vastu võtame ja millise riigi vastu me tahame siis proovida, et kas meie võimed on siis sarnased või siis oleme natukene nõrgemad või natukene tugevamad. Et see on küll selline asi, mis lastele väga meeldib ja kui teemaõpetajale ka sobib, mis siin pakutakse, siis igal juhul mina soovitan kasutada. Nüüd, kuidas te näete neid tulemusi, kui te olete ära mänginud? Et kuna te olete klassimänge mänginud, siis ma saan aru, et raportid on teile tuttavad. Jah. Et nüüd, kui on need väljakutsemängud, kohe näitan teile neid raportite valikuid ka. Kui on nüüd väljakutsete mängud olnud ja te mängite teise riigiga, siis tegelikult kõik see kajastub ka teie raportites. Ehk siis otsin praegu ühe raporti, kus on olnud väljakutse, siis te näete enda skoori ja te näete siis seda vastase skoori. Ja me vaatame neid tulemusi praegu ja see pilt on tegelikult sarnane sellele, mida te näete mängude päeval, kui te olete äkki osalenud. Et meil on 2 tiimi, üks tiim on siis see, kelle väljakutse on esitatud ja meie siis võtsime vastu ja siis on meie tiim ja teie õpetajana siis näete, kuidas on teie õpilased arvutanud. Ainuke asi, et kui on väljakutsemäng, siis te neid oma õpilaste vigu siin raportis ei näe. Et see on rohkem selline mänguline raport. Aga infot annab see küll ja pean ütlema, et kui võite ikkagi mõnda teist klassi, keda aga ei tunne, siis õpilaste motivatsioon edasi arvutada on ikkagi tunduvalt suurem. Et ma olen ka kuulnud seda, et kui õpilased kaotavad, mul kolleeg just rääkis, siis nad 2 mängu olid kaotanud ja siis neil ühel hetkel tekkis see, et me enam väljakutseid ei taha võtta vastu, et me peaksime nüüd harjutama hoopis. Et nendel kadus nagu see mängulust sellega ära, et kui läks nad pisut halvemini. Aga eks sellega tuleb lihtsalt harjutada õpilasi, et see on kõigest mäng, et see ei ole mingi eluküsimus. Nüüd siit väljakutsete lehelt näitan teile veel ära selle, kui lihtne tegelikult on väljakutseid vastu võtta. Et kui ma võtan praegu siit, ma võtan enda väljakutse, sest muidu me saadame mõnele, kes on väljakutse esitanud, saadame vale info. Nii, praegu millegipärast ei kerigi siit rohkem, no olgu, võtan siit suvalise praegu. Et kui te võtate selle väljakutse vastu, siis siin on natukene veel täiendavat infot, aga tahan teile näidata, kui lihtne see tegelikult on. Et kõik on õpilase jaoks tegelikult täpselt sama. Ta saab samamoodi koodi, ta saab täpselt samamoodi liituda, teie õpetajana juhite mängu, ainult lõpptulemus siis ei tule need poodiumikohad seal, vaid tuleb siis see vaade, mida ma näitasin teile raportis. Et seda kindlasti tasub kasutada. Nii, kas teil siiani on tekkinud mingi küsimus? Ei ole, kõik on arusaadav. Kõik on arusaadav, ei ole midagi. Väga hea, siis ma näitan teile nüüd alles eilsest avalikuks tulnud varianti, mida ka just nimelt siin kaugõppes on äärmiselt hea kasutada. Et kui see klassimängu tegemine ikkagi nõuab seda, et õpilased tulevad ühel ajal kokku ja
ja võib-olla õpetajale on see alguses pisut hirmutav, et kas ma saan nad kokku ja kui keegi ei saa, et tema ei saagi siis mängida, siis eilsest alates on tegelikult olemas siin ka selline võimalus, et me saame valida, täpselt samamoodi alustan jälle mängu, kaugmängu. Ja kaugmäng on siis tegelikult omas tempos mäng. Omas tempos mäng tähendab seda, et õpetaja loob mängu, nüüd ükskõik mis ajal, ja me saame valida 2 mängutüübi vahel. Kas siis, et annan õpetajana ette mängu pikkuse, oletame, et 3 minutit, ja õpilane siis minu valitud teemal 3 minutit peab järjest arvutama ja tulemused tulevad siis, kui palju tehteid ta jõuab 3 minutiga ära arvutada. Et seda ma nüüd ei nimetaks omas tempos mänguks, vaid pigem omal vabalt valitud ajal mänguks. Aga see töötab väga hästi, eriti nüüd praegu, kui ma tahan näiteks, et ka iseseisvat tööd tehes õpilased ikkagi või tegeleksid ka peast arvutamisega, siis just see, et ma annan selle mängu pikkus ette, iga õpilane peab arvutama kindla aja peale, siis mul ei teki seda hirma, et äkki nad hakkavad arvutama taskuarvutiga, et muidu koduseks tööks peast arvutamist justkui nagu ei taha anda. Aga sellise mängu puhul nad tegelikult seda taskuarvutit ikkagi ei võta ja need, kes võtavadki, need lihtsalt ei saa siis nii palju tehteid, siis nad lihtsalt ei jõua. Mängu loomine ise on väga lihtne jälle, et valin siit loo mäng ja nüüd tuleb ka kood, aga lihtsam variant, mida mina olen näiteks kasutanud e-päevikusse jagamiseks, on see, et ma kopeerin selle mängu lingi, et selleks on siin lihtsalt nupp vajutada ja kui siia nupule ilmub siis roheline linnuke, siis see tähendab, et on kopeeritud ja mina saan jälle sisestada selle lingi e-päevikusse. Õpilased mängivad täpselt siis, kui nad parasjagu saavad mängida ja minu raportites kajastub siis õpilaste mäng. Et kui ma praegu vaatan oma raporteid, siis need tumedamad alad ehk siis tumedamad raportid on just nimelt nende mängude raportid. Et praegu nüüd see esimene muidugi on see, mille ma just praegu siin lõin. Siin ei ole veel midagi, aga kui ma vaatan siin näiteks on mul jagamine, vaatan seda raportit, siis ma näen, et minu õpilastest on mänginud siin juba päris suur hulk ja mis mulle väga meeldib on see, et üks asi ma saan vaadata ja kes jõudis siis kõige rohkem teha selle etteantud ajaga, aga ma näen ka vigu, mida on tehtud, ma saan vaadata, mida see õpilane peaks rohkem harjutama, mõni viga muidugi tundub siin on selline hooletusviga, siis mis minu jaoks on alati hästi tähtis on see, et kui mitu õpilast on suutnud lahendada ülesanded 100%-liselt, see tähendab eksimatult, et ka klassimängudes ma alati toon esile need õpilased, kes võib-olla ei ole nii kiired, aga kelle tulemus on 100%. Ja nüüd siin distantsõppel olles ma olen ikkagi proovinud e-päevikusse ka nende peastarvutamismängude põhjal kirjutada lastele tagasisidet, et väga hea võimalus kiita. Et praegu ka ma näen, et need õpilased mul ei ole veel tagasisidet saanud, et siit tuleb küll jällegi üks hea kommentaaride koht, et on võimalik kiita küll. Ja kuidas ma nüüd kirjutasin eelmisele klassile, kes mängisid mul eile, see oli 5. klass sama mängu, et see oli vist äkki ka 3 minuti peale või panin 5 minutit, praegu ja vastuse võlgu, et polegi nii tähtis, aga nendele ma kirjutasingi kommentaariks selle, et jah, väga tubli, täna sa said 162 õiget, kas sa suudad 165 teha? Et selline küsimus õhku ja siis, kui te järgmiseks päevaks annate näiteks selle sama ülesande, siis ma olen täiesti veendunud, et õpilased on mõjutatud sellest küsimusest ja nad annavad endast veelgi rohkem. Et mina olen praegu tähele pannud seda, et minu õpilased on sellest 99 Matti harjutusmängudest väga vaimustuses, et nad väga tahavad mängida neid ja päris mitu küsisid ka, et kas me võime selle sama koodiga minna ka mitu korda, aga siis nad peavad nime vahetama, panema näiteks oma nime taha mingi numbri. Et võivad teha siin mitu katset, kuigi mulle tundub, et nad ei ole siin praegu teinud või ma ei tea, kas see raport täna veel, kuna ta on nii noor veel kogu see
mängutüüp, siis võib-olla siin raportis ei kajastu, kui on keegi mänginud 2 korda, et seda ma ei ole väga praegu veel uurinud, sest need tulemused on mul veel läbi analüüsimata. Ja siin mul jäi praegu silma, millest me enne ei rääkinud, on see, et see teema ladusus või teema võimekus. Et see on nüüd ka selline tore asi, millega õpilasi motiveerida, et kui klassi võimekus on täna 16, siis miks ei võiks olla meie ühine eesmärk, et järgmine kord on 16,5. Et siis tasub vaadata, et kas on mõned õpilased, kellega peaks vigu rohkem läbi rääkima või siis andma talle mingisuguseid harjutustehteid teha. Et kahjuks neid ma ei saa 99-Mati kaudu saata harjutustehteid, aga nendeks on teised keskkonnad. Nii, see oli nüüd see mäng, kus ma andsin aja ette. Teine variant on see, kus ma aega ei anna, vaid ma annan tehete arvu ette. Ja seda nüüd ma peast arvutamiseks ei kasutaks, sellepärast, et kui te ütlete, et arvutage 30 tehet õigesti, siis väga erinevaid võimalusi, kuidas ta need õigesti arvutab. Et see võib-olla ei ole selliseks koduseks tööks kõige parem, aga teisendamise juures on see minu arust täiesti suurepärane võimalus. Et kui me võtame siit pikkusühikute teisendamised, oma 6. klassile ma just harjutamiseks andsin samamoodi, saame siit valida erinevaid teisendusi, mida siis mäng kajastab. Nii saame valida siit ühiku suuruse. See suurem ühik tähendab seda, et kui meil on 2 ühiku paarilistest on suurem ühik, näiteks hetkel sentimeeter, et siis see sentimeeter ei ole üle 100. All on näited ka, et saate vaadata, et millised näited tulevad ja jälle kaugmäng. Ja kaugmängus võtan siis tehete arvu. Ja tehete arvuks ma ei tea, 30-50, oleneb, mis teema te panete. Et mina panin 6. klassile 30 teisendust ja tundub küll, et need ei valmistunud kellelegi raskusi. Ja jälle samamoodi loote mängu, saadate lingi ja kõik käib täpselt samamoodi. Ja ka raport on tegelikult samamoodi, et samasuguse vaatega. Ja saate samamoodi analüüsida, millised teisendused siis lähevad paremini, milliseid peaks veel harjutama. Kas teil on praegu tekkinud küsimusi selle osa kohta? Ei ole. Ei ole. Aga kuidas praegu see võimalus tundub? Et kas see on see, mida te leiate, et te võiksite distantsõppes kasutada või mis emotsioon praegu teil on? Ma arvan küll, et lastele kindlasti meeldib. Tunnis neile meeldib seda teha. Miks siis mitte kodus? Jaa, ma täitsa arvan ka, et olen teiega nõus selle koha pealt, see kogemus, mis minul on. Selle kogemuse põhjal küll võib seda öelda, jah. Aga kas oli midagi, kui ma seda mängu nüüd teile näitasin, just seda uut versiooni, et seda kaugmängu osa, et kas siin on midagi, mis jääb pisut arusaamatuks või mis võiks olla teisiti või mida te tahaksite veel näha? Praegu küll ei oska nagu öelda, et midagi rasket siin ju ei ole. Rasket tõesti ei ole. Võib-olla üks asi, mis ma ise mõtlesin, oli see, et kas teie õpetajatena tahaksite teada seda, mis kell keegi tegi või arvutas, kui nad teevad kodus? Jah, parem oleks ajaliselt teada küll. Jah, kuigi üldiselt mulle tundub, et nad on üsna hommikul vara juba seal arvutidega kõik valmis. Ja. Just väiksed, ütleme see 5-6 klass, et 9-8-ga neil on juba keerulisem. Nemad on kauem üleval. Jah. Kas teie jaoks oleks oluline ka saada mingi märguanne, kui teie õpilane on käinud ja selle ülesande lahendanud? Samas oleks tegelikult hea, kui ta on juba käinud, et tuleks mingi selline märguanne, et siis juba tead oodata, et muidu on põhimõtteliselt vaadata terve päev võib-olla seda, kui palju, kui mida iganes. Aga võib ju ka lihtsalt öelda, et palun tee selleks kellaajaks ära ja siis vaadata. Kui see märguanne nüüd tuleb, et kas see märguanne peaks olema siis teile kuidagi saadetud või peaks ta olema siin 99Mati lehel, kui ma olen sisse loginud õpetajana kuidagi nähtav?
Ei oska, noh, kui on tegelikult Gmail, tema tuleb alati kõik teated, tulevad kohe telefoni otsa, aga noh, samas, kui ma lähen seal lehele, ma näen ju ka, et noh, ega seal vahet ei ole ju tegelikult. Hästi, et praegu on minul lihtsalt need 2 mõtet, et mis võiks olla juures, aga võib-olla ja kui teil tuleb mingisuguseid mõtteid veel, mida te tahate, noh, tõenäoliselt need tulevad siis, kui te olete läbi mänginud, eks ole. Aga et kui teil tuleb mõni mõte, siis tegelikult oleks väga vahva, kui ma kohe võtan siit meie selle gruppide. Kas te muidu olete juba meie grupi sõprade grupi liikmed? Et ma igaks üks panen selle lingi siia chatti praegu, et siis, et siin väga-väga olen tänulik igasuguste kogemuste eest ja küsimuste eest ja sest tegelikult ainult niimoodi me saamegi head toodet luua, kui me tõesti kohe anname teada, kui meil on midagi, mida me vajame, aga mida praegu keskkond veel ei paku. Nii, kas mul jäi nüüd milleski rääkimata, millest teie oleksite tahtnud teada? Ei, mina sain küll kõik vastused. Mängude kohta on vast kõik olemas, aga no juhtub ikka, et vahepeal viskab mängudest välja. Kas teil ka? Üha vähem, aga üks asi, mis tõesti töötab enamasti, on see, et tuleb värskendada. Et kui ta viskab välja, siis võib olla mõnikord täiesti hoopis seadme probleem või siis internetilevi probleem. Ja kui ta viskab välja, siis tasub teha värskendus ja siis saab kas või järgmise vooruga lisanduda. Nüüd ma võin kohe ette öelda, et need uued tooted, mis nüüd on selles keskkonnas, et nendega võib praegu tekkida mingisuguseid vigu, aga nendest ma ka tahan kohe, et te annaksite jälle seal sõprade grupis märku meile, et siis me saame hakata neid parandama, sest me ei tea praegu. Ma tean, tänase päeva jooksul on minu enda õpilastel olnud paar sellist kohta, kus on natukene vigane see lugu olnud ja siis me oleme saanud kohe jälile, milles see viga on, oleme saanud ära parandada. Et sellepärast igasugune tagasiside on väga-väga teretulnud. Ja, aitäh. Et kas on veel äkki tekkinud mingeid küsimusi? Kas teil on plaanis ka murdude liitmist ja lahutamist, korrutamist, jagamist? Absoluutselt, ja. Need on täiesti olemas nimekirjas ja lihtsalt praegu tuli see eriolukord peale ja siis oli vaja sellega tööle hakata, et kuidas saada seda kaugjuhtimise teel ja nüüd tuli see kaugmäng, et siis jälle lükkusid pisut need teised teemad kõrvale, aga need on nimekirjas ja ühel heal päeval on nad kõik olemas. Siis on tore. Jah. Nii, aga mina tänan. Kui teil hiljem tekib mingeid küsimusi, siis pange kohe julgelt ikka kirja need küsimused ja ega muud kui olge terved. Suur aitäh. Meile Head aega. Head aega. Nägemist.